Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse Jäärad. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 29. juuni kuni 5. juuli. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti. Ja vaatame siis, mis neil kaartidel teile selleks nädalaks öelda on. Aga ennem kui ma lähen kaartide juurde, on mul isiklik pöördumine prouale Virve Kaljumäe. See on seoses selle võidetud märkmikuga. Ma ei taha seda tavapostiga saata teie aadressile, sest elu näitab, et tavapostiga saadetud kirjad või asjad kaovad ära, sest neid ei saa jälgida. Selleks, et ma saaksin teda saata teile kas kulleriga või panna lähemal asuvasse Omniva automaati, vajan ma teie mobiilinumbrit. Siis ma saan selle lubatud auhinna teile teele panna, sest sinna kaugele Ida-Virumaale ma tõenäoliselt niipea ei tule. Muidugi, kui ma sinna kanti sattun, siis ma panen ta teile postkasti ise. Aga kui ei sattu, siis ma ikkagi tahaksin selle teile üle anda. Muidu mõtlete, et ma olen ise seesama Mõõkade 71 igavene petis, luban ja midagi ei tee. Kuna te ei vasta ma saan aru, et te vaatate seda minu kanalit ühe korra. Võib-olla vahet mõnel nädalal 2. Ja sellepärast me pole nagu kuidagiviisi nagu pihta saanud üksteisele. Et olge nii kena, saatke mulle, võite siinsamasel all kommenteerida või siis mulle kirjutada e-maili mustakassitaro kõik üks sõna @gmail.com. Ma oleksin väga tänulik, kui ma saaksin ükskõik millise mobiilinumbri, kelle käest teie siis saate oma võidu kätte. Aga nüüd läheme kaartide juurde. Ma ei tea, kui ma siia kaartidele otsa vaatan, siis mulle tundub, et teie armsad jäärad olete ikka sellel jaaninädalal kõvasti pidutsenud. Nagu te minu häälest kuulete, ega siis mina ka alla teist ei jäänud. Aga miks ma seda arvan? Sellepärast, et siin esimene kaart on sauade 4. See on minu jaoks alati olnud peokaart. Jaanipidu sobib selleks väga hästi. Ja kuna ta kõrval on müntide 5, siis see näitab mulle seda, et te olete nii õudselt pidutsenud, te raha puhta otsas või siis hirm selle pärast, et saab raha otsa või energia otsa. See kaart on selline, kus inimene kardab või et tal saab otsa kas raha või mingid muud vahendid. Ja kuna siin ees on see peokaart, siis ma saan aru küll, et te olete kõvasti pidutsenud. Ja siis tuleb väga huvitav kombinatsioon. Järgmine kaart on teil narr ja tema kõrval on torn. Narr räägib uuest algusest, julguse kokkuvõtmisest, esimene samm astuda ja torn räägib sellest, et midagi teie elus, ühesõnaga see on ebameeldiv üllatus. See torn on väga nagu selline järsk tulemine. Ta on üllatus sõna otseses mõttes ja kuna ta on ebameeldiv üllatus, mis tabab täiesti nagu välk selgest taevast, te ei oska seda oodata. Seda tornikaarti ei pea ka kartma, sest ka tema toob teile puhta õhu ja uue alguse. Et kui see torni lahmakas ära käib ja kui lõpuks selle torni langemise tolm langeb, siis te hakkate paremini nägema seda situatsiooni, olukorda, mis teil on ja mille see torn maha lammutab. Ta nagu ei ole selles mõttes, see lõpeb kõik hästi ja peaks tulema teile kuidagi viisi kasuks. Kas te nüüd sellest päris kohe aru saada, mis kasu sellest oli? Või siis võtab see natuke aega, aga millalgi kindlasti te taipate, mis see torni langemine või selle torni lammutamine teile andis. Siis on teil siin alumises reas on müntide baas ja kuna ta tuleb selle müntide 5 alla, siis ma arvan, et seda rahapuudust ei pea te ka kartma. Kui teil praegu ongi võib-olla natukene seal rahakotis tolm, siis on ju uus kuu kohe alanud meil ja küllap tuleb ka see palgalisa või muu sissetulek, et seda nagu ei pea kartma. See baas tuleb tegelikult heade uudistega ja kuna ta on müntide baas, siis ta tulebki nagu rahauudistega või tööuudistega või mingi selliste uudistega, mis teile sissetuleku toob. Siin on muidugi kõrval kohe ka see Mõõkade 10. Mõõkade 10 minu jaoks on täieliku põhja jõudmise, läbipõlemise kaart.
Aga võib-olla te oletegi mõne muu asjaga jõudnud põhja täiesti ära väsinud ja nüüd on vaja julgust kokku võtta, et uuesti mingi teise asjaga alustada. Et ega see ei ole ka nagu väga kerge. Kui sa tunned ennast nagu täiesti väsinuna, sa rohkem enam ei jõua kättega jalga liigutada. Et siis on aeg lihtsalt puhata. Ja viimane kaart on teil siin Mõõkade kuningas. Vaat Mõõkade kuningas on väga hea uue alguse nagu toetav kaart. Et kuidas seda uut algust teha või oma projekte ellu viia või seda, mida see baas, müntide baas teie ellu toob. Selle Mõõkade kuningaga on niimoodi, et tema on kõikides seadustes hästi ka nagu kohal. Tema teab kõike, ta näeb kõike, ta on suurepärane projektikirjutaja. Ta on väga hea lepingute läbilugeja ja nagu ta tõesti ongi kõigis paberimajandustes, seadustes, igasugustes lepingutes, projektides. Ta on väga suurepärane, sest ta on väga tark. Ta ei lase nagu absoluutselt mingil valskusel läbi tulla. Ta on tark ja ta on ka rahulik. Et tema on väga hea sõber, kui on vaja midagi teha, kas või koos temaga teha. Või siis nõu küsida, ta on nagu hea advokaat või ta on nagu hea, ma ei tea, kohtunik või ta on suurepärane projektikirjutaja. Võib-olla on teie tutvusringkonnas mõni selline vinge mees, kes kõigest kõike teab ja kelle poole alati võib pöörduda. Vot niisugune lugemine tuli teile selleks nädalaks, nüüd siin juuli algusesse. Kui teile minu video meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.